Tere vaatama Trinity neljapäevast äriõiguse nõuannet. Täna räägin osalusoptsioonist, võimalusest oma töötajaid või juhte tööandjas osaluse andmisega motiveerida. Et seda võimalust kasutada, sõlmivad tööandja ja töötaja optsioonilepingu, kus täpsustatakse osade hind, kogus, omandamise tähtaeg ja muud vajalikud tingimused. Sealhulgas on võimalik ette näha tingimused, mille täitmisel töötaja osad saab. Näiteks kasum, konkreetsed töötulemused või midagi muud sarnast. Samuti on võimalik kokku leppida juhud, millal töötaja peab saadud osaluse tagastama. Näiteks kui ta lahkub töölt enda rikkumise tõttu. Tasub piirata töötaja õigusi optsiooniperioodi ajal oma õigusi võõrandada. Optsiooni andmisel on üheks oluliseks detailiks maksustamine. Ja siin tasub järgida lihtsalt reeglit. Optsiooni ja selle alusel saadud osaluse andmist ei maksustata, kui optsioonilepingu sõlmimise ja osaluse reaalse omandamise vahele jääb vähemalt 3 aastat. Et seda kontrollida, peab leping olema kas notariaalselt kinnitatud või digitaalselt allkirjastatud. Muul juhul tuleb leping 5 tööpäeva jooksul pärast sõlmimist esitada maksuametile. Tänan vaatamast! Kui sul tekkis täiendavaid küsimusi, võta meiega kindlasti ühendust.